Mitmed tuhanded aastad tagasi jõudsid esimesed inimesed mere äärde välja ning jäidki selle kaldale elama. Sellest ajast alates on see hirmutav, kuid ometi ahvatlev, heldelt andev, ent ka halastamatult elu võttev meri olnud elu lahutamatuks osaks. Seekord sooviksime keskenduda sellele, kuidas on mereteemat Eesti kujutavas kunstis erinevatel aegadel kajastatud. Millisena on teda näinud ja tunnetanud rannarahvas? Nagu me eelmistel kordadel oleme juba rääkinud, sai Eesti kujutav kunst alguse üsna hiljuti, 19. sajandi teisel poolel. Ja meremotiive võime täheldada ka juba esimese Eesti päritolu kunstniku Johann Köhleri loomingus. Kuigi eraldi ta sellele teemale ei keskendu. Teistega võrreldes on merevaateid tema maastike sarjades üsna harva. Kuid meremehe poja ja sadamalinnas Paldiskis sündinuna käsitles mereteemat Eesti esimene skulptor, kellest oleme ka varem rääkinud, Amandus Adamson oma skulptuursetes töödes küllaltki tihti. Tema maalides oli see juba lausa üheks peamiseks teemaks. Ka järgmised kunstnikud Ants Laikmaa, Paul ja Kristjan Raud on oma kaugematel reisidel loonud visandeid võõramaisetest meredest, kuid need tööd polnud nende jaoks määrava tähtsusega. Isegi Pakri ja Muhu saarel valminud töödes ei kujuta nad mitte niivõrd Eesti saarte rannavaateid, kuivõrd sealseid inimtüüpe. Kõigest sellest järeldub, et Eesti varasemas kunstis pole merel olnud keskset ega olulist kohta. Ta oli pigem justkui taustaelement, kõrvaline teema, osake reisi muljest, mis on iseenesest hämmastav, arvestades Eesti geograafilist asukohta ja rannajoone pikkust. Meri ei mänginud eestlaste rahvuslikus enesemääratluses olulist rolli, määravamat tähtsust omas talurahva kultuur, kuid kogu Eesti alal säilinud muistendid Kalevipojast on alles hoidnud mälestuse laev lennukist, millega eepose kangelane olevat reisinud maailma lõppu. See laev sai üheks esimeseks Eesti rahva tugevuse, vabaduse ja kartmatuse sümboliks. Seda võib kohata Nikolai Triigi ja Kristjan Raua 20. sajandi alguse töödes ning see esineb Eesti kunstnike töödes mitmel erineval moel edaspidigi, kuni tänapäevani välja. 1920. aastate rahvusliku romantismi tõusuperioodil kerkisid esile maastikumaalijad, kes keskendusidki oma tähelepanu konkreetselt Eesti maastikule. Ning sel ajal ilmusid Günter Reindorfi ja August Jansseni teostesse ka saarte rannikumaastikud. Veelgi enam hakkab merevaade tooni andma 1920. teisel poolel ja 1930. kui kalurikülades üles kasvanud Richard Uutmaal, Erik Haameril, Richard Sakritsal ning merereisidel ja lahingutes osalenud Nikolai Kullil ning mitmel teisel nende sarnasel avanes võimalus omandada haridus kunstikoolis Pallas. Nende meremaalides pööratakse peamist tähelepanu motiivi edasiandmisele võimalikult täpselt sellisena, nagu see on, kuid erilise rõhuga veel ka valgusele ja õhustikule. Pallase pesast välja lennanud pidasid end üldiselt saksa ekspressionismi traditsioonide jätkajateks. Ent peale ülemaailmset näitust Pariisis 1937. aastal võis täheldada ka Pariisi vaimu mõjutusi. Sõja aastatel Pallase koolis õppinud kunstnikke eesoodanud elu ja loometee polnud just kergete killast. Nii näiteks vahistati 50-ndatel Hiiumaalt pärit Ülo Sooster välja mõeldud süüdistuste alusel. Pärast vabanemist saigi ta Eestisse naasta vaid oma joonistuste kaudu, mille üheks kõige sagedasemaks motiiviks olid just kodumaa rannikumaastikud. Erilise tähtsusega oli mereteema ka nende emigreerunud kunstnike jaoks, kes pidid 1944. aastal Eestist lahkuma ning kellest paljud leidsid endale uue kodu Läänemere teisel kaldal Rootsis. Paguluses loodud meremaalidest kumab igatsus maha jäänud kodu järele, millega paraku ühendab vaid laineid rannalt rannale uhtuv meri. Sõjajärgsetel aastatel oli Eesti kui Nõukogude sotsialistliku vabariigi pinnal ainsaks tunnustatud kunstisuunaks sotsrealism. Kunstil tuli asuda poliitiliste huvide teenistusse. Kunstnikelt oodati erinevates elusfäärides kommunismi ehitava tööinimese elu usutavas esituses ülistamist. Ja just sel ajal hakkab näitustele jõudma oluliselt enam maastikumaale.
Praktiliselt said kunstnikuid vaid nii väljendada oma apoliitilisust ning väljuda üldtunnustatud ideoloogia raamidest. Lõuenditel kujutati võimsa kalatraalerite laevastiku asemel sageli hoopis vaikset rannaelu paatide ja võrkudega. Või näidati selliseid inimesi, nagu tolleaegne kriitika nõudis, kuid sellistes maastikuoludes, et kujutatavad olid näha vaid ähmaselt ja vähe arusaadavatena. Kuid Stalini ajal ei olnud isegi meremaal enam päris ohutu ja neutraalne žanr. Taevast tuli kujutada päikeselise ja pilvituna, nagu kogu elu Nõukogude Liidus. Kuid kogu selle ajastu vältel adusid vaatajad vabalt ujuvates veelindudes, teisi kaldaid nägevates, tavatingimuste ja piirangute kallaste vahelt välja sõudvates ning silmapiiri taha suunduvates laevades varjatud lootust vabadusele ja tõesele elule. Kalatööstuse ja kaubalaevastiku arenedes said mingil hetkel tõesti just laevad selleks vahendusalaks, mis võimaldas inimestel mingilgi määral sotsialistlikust reaalsusest välja saada ning kas või silmanurgastki näha laia maailma. Just meri pakkus neile sellist võimalust. 80-ndatel peale olümpiaregati läbiviimist Tallinnas hakkas meremaalidel ühe tihedamini silma torkama sinise, musta ja valge värvi kooslus, ehkki see oli tsensuuri poolt keelatud ning kunstnike tööruumides ja galeriides käivitusid protsessid, mis viisid laulva revolutsiooni ja Eesti iseseisvuse saavutamiseni. Meie ajalgi on meri Eesti elaniku rahvusliku eneseteadvustamise oluline osa. Tänapäeval vaatleb inimene mõtiskledes merd ja samas ka enda sisemusse. Üha sagedamini kujutavad meremaalid endast sisekaemust või aitavad alati hingelähedase mere tekstuuri, värvi ja valguse kaudu mõtestada läbielamisi, aistinguid ja tundeid.